algas tänasest õpilasesindusega tehtud inspiratsiooninädal. Esimese külalisena on teile Maarja Holter ja võtame ta aplausiga vastu. Tere kõigile, armas Laupa kooli pere, naeratuse miljonär Maarja Holter. Tere hommikust! Te olete vähemalt üles tõusnud. Jumal tänatud. Aga testime veel, kuidas üles tõusnud on. Kellel on kodus koer? Käsi püsti. Aga kellel kass? Väga hea, olete üleval. Mul on üks väikene palve enne, kui me lähme tutvustuse juurde, et kes ma olen, mis ma olen, mida iganes ma oma elus veel teinud olen. Mahlakate elulugudega inspiratsiooni igal juhul jagan ma igapäevaselt, aga palun tõuske korra püsti. Teeme väikese, te kõik kuulete, teeme väikese võimlemise ja see on täiesti vaba tahe. Sa võid täiesti tardunud ja vaadata ka, et sa ei pea kaasa tegema, aga kui tahad, natukene äratame keha ülesse. Ja muideks ma mäletan Laupa kooli ajast, kuidas oli sõrmed, nina, varbad ja kõik nagu pidi üles äratama, aga me teeme täna teisel viisil seda, mida Liil Aanemets tookord meile õpetas. Aga patsutame õrnalt hästi niimoodi oma kätega, meie käed inspiratsiooniks, jätke see ka meelde, et meie käed, meie keha, me saame väga palju juba mõtetega ise enda ellu teha. Otsaüts. Siis me patsutame siit põsed. Püsime terved, eks ole, me oleme terved, mitte püsime, vaid oleme terved. Lõua. Just, see on täiesti vaba tahe, et ei pea kaasa tegema. Siis teeme niimoodi. Paneme hääle ka juurde. Just. Ja nüüd kõht, et me seediksime kõiksugu olukordi, isegi kodus olles, vanematega rääkides. Palun kuulake mind, Mul on päriselt palju teile öelda, ütleme sina, kui lähed koju. Aga et me seediks kõike neid olukordi. Lihtsalt patsutame siit keha. Teeme siia ka. Veri mõnusasti ringi käib selle koha peale. Ja tublit, väga hea. Aga õrnalt, et arvesta, et see on sinu keha, et ära naabril lase lüüa, tead, äkki lööb liiga kõvasti. Ja siis proovime käe panna siia. Niimoodi. Et me seljad sirgu püsiksid. Seda on natuke raske teha, aga proovige. On jah, väga hea. Ja võite ise endale plaksutada. Super. Kuidas tunnen? Maarja Holter, selle kooli vilistlane. Siin saalis on lapsi, võib-olla ka õpetajad, kes pole mind mitte kunagi näinud. Võib-olla kuskil telepildis või kuskil kaadris, võib-olla kuskilt kuulnud õrnalt, et kuule, see on see Maarja Holter. See on see, kes teeb neid purgimütse või see on see, kes teata käis seal selles saates seal. Aga võib-olla on siin tõesti inimesed, mitte keegi ei tea. Aastad tagasi võib-olla direktor aitab, et mis aasta ma võisin siia kooli tulla. Vaatame, kas direktor arvutada oskab veidi. Ja üldse siia esimesse klassi. Umbes, paku. Aitäh, jah, aga lähme 89. 83 sündinud, 89, 6-aastasena tuli mina kooli. Kes on 6-aastasena kooli tulnud? Vähe, ma arvasin kohe, et neid käsi tuleb vähe. Sest vanasti oli see nagu populaarne, et 6-aastasena kooli tulla. Aga nüüd on nagu 7 põhiline, eks ole. Kes on 7-aastasena kooli tulnud? Aga 8-aastasena? 8-aastasena? No võt, ongi täiesti erinevalt see kõik, on ju? Kui mina kooliteed alustasin, olin ma väga vaikne, vagane, hiireke, kes tuli lihtsalt siia, nühkis ennast siia pinki ja istus rahulikult ja
Liil Laanemetsa teate, Türi linna valitsuses peaks ta endiselt meil olema sekretär, eks ole. Tema oli 6 aastat minu õpetaja selles koolis. Ja kellel on 6 aastat üks sama õpetaja olnud? Ma arvan, kõigil on 4 on ja? 5 või? Jess, mul on 6 olnud. Ja tema lause siis minu kohta, Maarja, ma ju näen, et näpp on selle koha peal, kus siit edasi peaksid lugema. Et nagu palun, Maarja, sinu kord on lugeda, et oli kõvasti vaja, igaüks ütles mingi lause niimoodi ja Maarja, sinu kord. Ma vaatan õpetajal otsa. Näpp on ikka sama koha peal. Õpetaja ütleb, sinu kord. Lõualuud jumala valu. Vot selline oli ma päris pikalt, kes ei julgenud mitte isegi istudes seal oma pingis. Õpetaja ütleb sinu kord, et üksinda solistina või et mina pean mingit lauset lugema. See oli ma kartsin seda. Ja täna ma lihtsalt olen pannud hirmu enda kasuks tööle. Kas kellelgi on mingit hirmu, mida ta julgeb kõval hääl välja öelda? Mingi hirm, ütle, mingi hirm, mida sa praegu kardad? No. Teistes niimoodi lugeda, väga hea, teeme väikse aplausi talle. Ta ütles, et ta kardab teistes lugeda, see oli täpselt sama hirm ka mulle. Aga kuidas sa, korra ütle veel, kui sa julged veel öelda, paneme sind kohe proovile. Mis sa kardad? Ma kardan rääkida nagu kõikide ees. Aitäh sulle, kõige parem on minna praktikasse, kui sa midagi kardad. Ja see ongi see, et mul on küll päris kaua aega läinud, et praktikasse seda panna, sest kõval häälel raamatu lugemine kellelegi teisele ette, kas see on teekonnal mul olnud mega suur takistus? Ma kardan esineda üksinda nagu suurel laval, paljude inimeste ees. Super, aitäh sulle. Teeme talle ka väikse aplausi. Saada Mikker sinna, saada korra sinna, ta tahab ka öelda. Siis see läheb mul sinna, ma filmin seal, liidistan. Ma kardan kummitusi. Aga kas sa päriselt, teeme väikse aplausi. Aga kas sa päriselt oled nagu näinud või? Mina küll ei ole. Ma elasin, kes teab Põikva küla, aga Enniste bussipeatus. Enniste. Algul oli 2 enniga, nüüd ta vist on 1 enniga. Minu meelest seal ei ole mingi nimi muud. Ma olin seal kuni 10. eluaastani, elasin Ennistes Põikval, metsade vahel, koerte kassidega mängides. Sa tead Ennisted või? Ja seal, mida ma ei saa mingi kummitusi karta, vaata, kuna ma elan maal on ja kui talveõhtud lähevad pimedamaks, siis nagu ma võiksin karta, aga võt seal ma küll ei kartnud. Seal ma laulsin ja seal ma olin ja seal ma mängisin. Seal oli nagu kuidagi vaba, aga mis mind siis kooli ajal nagu midagi surus on ja nagu praktika on see, mis meid välja toob. Võid sa julgelt öelda, et praktika, harjutamine teeb meid tugevaks? Super! Sa tahad ka öelda, mida sa kardad? Ma kardan väga kõrgust. Kõrgust, aga siis alustame väikeste, pisikeste sammudega kõrgemalt vaadata allapoole. Näiteks, sobib või? Ma kardan enda koduvaimu. Kellel on veel kodus koduvaim? Meil on 3 tükki. Üks on veedas. Okei. Aitäh teile, plaksutame ka nendele, kes vahepeal. Väga hea, siit tulid nagu sellised üksikud hirmud välja. Ja kui teie, kes ei vastanud ja mõtlete oma hirmude peale, siis hirmud enda kasuks tööle läbi praktika, meelepärased tegevuste ja ma loen teile ette oma kirjutatud read. Jah, see ei ole mul peas, sellepärast, et laul ja luule, kõik see tuleb mul pea igapäevaselt. Ja see on suht värske, et alustada teie esmaspäeva, seda imelist nädalat. Inspiratsioon, mida sinuga koos loon? Kelleks on tulevikus saada muu soov, kelleks on tulevikus saada sinu soov?
Palun olla ja lubada endal loov, palun lubada ka sul olla loov. Kui täna alustan, kas saan autojuhiks hakata, vaadates teile praegu siin otsa, mis veel on vara? Saan hoida enda sarnase eluviisi lähedal, meelepäraste, inspireerivate tegevuste suurendamistega. Vaatame, mida teevad täna meie vanemad või on neil sõbrad sel eluviisil, mida mina tahan tulevikus teha. Inspiratsioon, inspiratsioon, mida sinuga koos loon, seda on hiljem kõike näha, mis sobitub just sinu ja minu eluga, näiteid teieni tuues, kuidas üks missioon uue rajaga mind kokku viies, seda kõike omavahel sobitades, hiljem tagasi vaadates ja olukordi mõistes. Teekonnal rõõmu jagades ja teisi inspireerides, inspiratsioon, inspiratsioon, mida sinuga koos loon. Kõige selle juures igas olukorras iseendaks jäädes, olge ikka rõõmsal meelel oma elu hetkedes, ise ennast väärtustades. Kõik need hirmud enda kasuks tööle, aga olge ettevaatlikud, et mingid hirmud ikkagi hoiatavad, et me nagu tahame ikka siin väga palju korda saata, et hirmul ja hirmul on veidi ka vahe. Annan teile ülesande, niisugune väikesed 10, 5 vägevad pundikesed, kus te saate, ma toon näite, kus sina näiteks ütled, et sinu suurim soov ja unistus on ellu viia näiteks selline asi, et tahad minna reisile, ma toon näite, tahad minna reisile ja nüüd sinu kõrvalistuja hakkab kirjeldama, kuidas sa võiksid reisile minna sinu eest. Saate aru? Sina ütled, aga sa ütled, mida sa teha tahad, aga teine kirjeldab. Inimesed mul reisimistest väga palju meeldib rääkida, aga reisimistega on see lugu, et lähed ema juurde, sikutad siit, emme, lähme reisile, ma nii tahaksin minna sellel kooli vahel sinna. Iisi, palun, emme ütles juba joo. Aga teate, jätke nüüd vanemad rahule. Minge tädi juurde, minge vanema juurde, äkki saate temaga. Ärge loobuge oma unistusest, kui te tahate midagi enamat kogeda. Ma loon teile niimoodi, et te võiksite 4 olla siin. Teie kohe vaadake sinna poole. Näiteks sina ütled, millest sa unistad ja ta proovib kirjeldada sinu unistust. Siis sa näed oma unistust teise vaatenurga pealt ja siis te võite juba omavahel tekitada täiesti mõnusasti pundid. Kuidas sina tunned? Tahad temaga rääkida? Kuidas sa tunned? Et öelda välja oma unistus. Ja kes ei julge öelda, siis mõni lihtsalt jälle, see on täiesti mõnusalt vaba tahe. Sul on oma unistus. Mida sa tahad veel korda saata? Tahad sa koera kassi endale saada näiteks? Aga ütle talle ja nüüd ta kirjeldab, milline su koer on, kuidas selle koeraga jalutamas käia, kas sa tead, kui palju aega selleks kulub, kas sul on õppimise aega siis näiteks, no midagi sellist. Teie omavahel ka, mis on sinu unistus? Proovige ja rääkida, avage ennast üksteisele, te olete igapäevaselt koos siin. Ja sinule ei meeldib võimlemine kaasa teha, aga sul on midagi muud, on ja? Sa oled väsinud, täna on esmaspäev, on ja? Huvitav, mis sa nädalavahetusel tegid? Magasid? No võt, on ja. Ja nüüd siis seda nädalat käima saada. Ja teil on ka seal oma unistused, jagage oma vahel inspireerivaid unistusi, toetage üksteise unistusi. Sul on ja oma unistus. Aga sul? Räägime, mõni tahab koera kassi, mõni tahab reisi, mõni tahab mingit maja. Triljonäriks. Ainu, et see naered, see miljon ongi lahja, ja seda triljonäriks. Super. Sul on oma unistus. Aga sõbral on? Kas sõber ütleb ja sina proovi kirjeldada siis? Mis on sinu unistus? Saada koer ja sina nüüd räägi talle, kuidas koeraga käitub inimene, laps. Ta peab jalutama taga minema, proovi kirjeldada. Milline ta siis on, kui tal on koer? Sul oli ka oma unistus, jah? Nali, sul on 2... Ma tahan enda lemmikut kassi
kirjelda seda lemmikut kassi talle, kas sa tead seda YouTuberi kassi või? Aga proovi kirjeldada ilma, et sa tead. Ja siis tuleb äkki jõuluvanale kiri saata. Aga varsti tulevad uued ja. Aga mis see teine unistus oli? see minu lemmiku YouTuberi kassi mänguasi ja üks käpp, mis näeb välja nagu stressipall, aga see on liiga kleepu Väga lahe. ja värviline. Ma saan selle kära täna. Ära aega mõtle, millal see tuleb, vaid sina lihtsalt ütle välja ja ükskord see ikka täistub. Vaata, kui mõnus siuke sumin on nüüd, on ja? Muidugi saad. Sul oli ka oma unistus? Ei olnud, aga sul oli oma unistus? Mul läks täide see juba. Aga kirjelda mulle, mis asi sul täide läks? Mul oli unistus minna reisile soojale maale ja ma läksingi. Väga lahe. Väga lahe. Super. Saada arvuti. Milline arvuti välja näeb? Siuke nagu musta värvi ja mingi märgiga ka sealt peal musta värvi arvuti ja ma ei oska väga selgitada, aga ma arvan musta värvi arvuti. Neid saab olla hallasi, valgeid, seal on see. Minu unistus on lennata. Mul on 4 unistusi ja mu unistus on lennata, saada oma lemmiku YouTuberiga kokku ja siis minna ühte kohta, kus ma ei ole ammu käinud. Ja siis teine unistus on mul saada endale 1000 hamstrit. Võtsite õpetaja mängu, jah? Väga hea. Täiskasvanud muidugi õpetajad, tulge ka mängu. Unistustes. Kõik on elus täidetud ja kõik on olemas. Teile ka. Ja kuidas teil nende unistamistega läheb? hästi läheb hästi. Siin mõnel on täide läinud isegi. Me rääkisime ka sellest, mis on täide läinud. Mis sul täide on läinud? Ilmselt mu esimene projekt, millega ma hakkama sain 2 aastat tagasi. Super. Mis asi? Tahan endale merisiga ja tšintšillad. Mina tahaks sinna enda vanaisa juurde minna ja ujuma minna Kus su vanaisa elab? Tallinnas. Ahah. Ja tal on seal mingi spaasse temaga koos minna või? Ei, nagu tema külla minna. Okei. Minu ütel on arvuti ja see on siuke valge värvis, on see Apple Watch. Ma nüüd lähen edasi. iPhone'i Sul on nii palju unistusi, jumal, kõik nii ellu, sest meil on terve elu. Nii, kuulen. Ma tahan hirmsa mängu ise teha arvutisse. Vau, Ma tahaksin endale pagi. lahe. Hoidke oma unistused ja ma kohe näitan, kuidas me laseme lahti. Kohe. Kuidas teil läheb? Ma annan teile 2 minutit veel, on ju? Olla kunstnik ja YouTuber. Ma ei kuulnud. Olla kunstnik ja YouTuber. Aitäh. Väga palju kõlab YouTube'i läbi, ma kuulan. YouTube'i. Super. Teil on siin mõnusad põgusad vestlused. Sinu unistused? Ei teagi. Päris täpselt. Kulged rahulikult, on ju? Jah? Väga hea. Lähme veel. Hakkame teie unistusi siis ellu viima. Võtame võlukepiga.
no nii, ma tahan lennata ja ma tahan loomadega rääkida, sest minu kass ajab mind närvi, et ainult mjaugub. ma tahan detektiiviks saada. vau, Ma tahan, et ma lähen enda perega reisile. ma tahaks olla tugev. tugev. Tahab keegi veel öelda? ei, Unistustest midagi välja? nii, tuled niipidi? Ups. No, ütle. Tahan endale 2 kassi. 4 kassi, mingi kassid ja reisid ja Youtube'id ja siuksed asjad tulevad siit. Sina tahad öelda? Mina tahaksin endale kassi. Väga lahe. Mu unistus on saada drooni. ma tahaks koera endale saada. ma sooviksin minna reisima Saaremaale. Oh my god. Te teete mind nii õnnelikuks praegu sellega. Vau. soovin väikest poni endale. Sul on veel soove? Saan saada endale koera. Väga võimas. Teeme iseendale aplausi, kõik, kes soovidest rääkisid. Ma soovin teile kõikide soovide täitumisi, sest kui sul to-do list on ja see soovide list võib olla suur, tihtilugu me tahame seda kohe saada. Ja minul neid lugusid, kuidas need soovid järjest on täitunud inspiratsiooniks sulle ja sulle ka. Aitäh, et sa avasid, julgesid. Mul on üks soov Täitunud? ja Räägi. tahtnud jõuluvanalt Fortnite'i pleitsat, aga tuli ise. Ise tuli, noh. Sa oled nagu minu sõnadega, sa ütlesid mu sõnad suust ära praegu. Ise tuli. Oot, ma räägin vahele loo, siis ma vahele võtan teid ka. Ühesõnaga, ise tuli. Väga hea. Kui ma 9. klassi ära lõpetasin, siis ema ütles mul kodus, et Türi gümnaasiumisse, nii nagu õde, lähed sina ka. Jah, läksin Türi gümnaasiumisse, võib-olla on natuke kurb tunnistada, aga ma ei saanud hakkama seal. Eks teie seast on võib-olla veel keegi, olete kuulnud, jäävad istuma, siis mina 10. klassis Türi gümnaasiumis kahjuks hakkama ei saanud. Aga sellest ei midagi. Üks aasta jäi nagu natukene vahele Pärnusse kooli. Nüüd ma lähen, nüüd ma hakkan soovima, unistusi täitma ja vanemate juurest ära. Nüüd hakkab elu pihta, eks ole. Läksin Pärnusse kooli kokaks õppima. Müüja koht oli ka, ei, mina müüjaks ei lähe. Ei, lause pöördus minu elus väga suureks jaaks. Nii et kui te räägite, siis mõelge, kuidas te räägite, kas te räägite ei-sid või jaasid, on ja? Et teie soovid ja unistused täituksid, paneme vahepeal krooni, hakkame võluma edasi, on ja? Ja siis ma mõtlesin, nüüd kokaks 2,5 aastat olin ma siis Pärnus kokana õppinud ja saanud seal omale väikse toreda, ilusa, kena härra või noormehe ja ilmselgelt jäin ma lapseootele. Ma olin Pärnu koolis siis 2,5 aastat käinud, grupivanem, ühika korruse vanem, julgus oli kuidagi nagu tulnud kuskilt ja esimesena saad sa lapse. Aga kooli ma küll pooleni jätta ei tahtnud. Rasedana tegin autojuhiluba, ja siis minu pojal, kes on tänaseks 22 aastat vana, tal on eostamisest saati, mida load juba peas. Ta oli kõhus siis. Aasta akadeemilist, jälle üks aasta jäi vahele. Ärge kunagi lõpetage õppimise perioodi, isegi kui aastad vahele jäävad, jätkake. Soovitan igal juhul jätkata. Aasta vahel, aga ma lõpetasin siis Kokakooli ära, sain gümnaasiumi eriala kätte ja nüüd on küsimus, kas ma ülikooli jõudsin. Tõstke käsi, kes arvab, et ma võisin olla ülikoolis ka. Kas ma olen käinud ülikoolis? Käed alla. Vanasti ma kasutasin seda lauset, et olen küll ülikoolis käinud pissil. Kokapaberid käes, keskharidus käes, laps ka käes. Nüüd hakkab ju elu. Auto sai ostetud ka, sellepärast, et lapsega oleks tore sõita. Olen küll käinud Mainoris 6 aega, õppinud, mida siis, ettevõtlust.
pluss veel lisaks kursuseid võtnud ja nüüd on teie võimalus pakkuda. Kursuste näol olen ma ennast harinud, kasvatanud tänase hetkeni. Kursuse järel. Mis te arvate, mis kursuseid ma võisin juurde õppida, kui ma kokaks nagu õppisin, aga ettevõtlust ka nagu maitsesin ja õppisin juurde Mainoris ikkagi 6 aega. Aga mis kursuseid ma olen võtnud? Pakkuge. Auto ja juhiload sain kätte, nii käisin. Mis veel võis olla? Kas raamatupidamine ei ole? Naeratuse miljonäri kursus, see on see, aitäh, elustiili kursus on ja elustiil. Nii, aga mida ma veel olen juurde õppinud? Käsitöö, väga hea, käsitööd just. Muideks kooli ajal väga ei meeldinud peale õmblemise. Nüüd hakkasin eegeldama neid mütse. Mis veel? Matemaatika või? Arvutamine? Ei, lisaks ei ole. Mis veel võiks olla? Korralik olema, väga hea. Optimist olla. Juuksur on ka vale. Kui ma ütlen, mis tööpositsioonidel, ühesõnaga ma olen terve elu olnud klienditeenindaja. Ei, mina müüjaks õppima ei lähe. Ma olen isegi Krossi toidukauplustes olnud klienditeenindaja ja Metsa- ja Puhkekeskuse omanik Andrek Põllumäe ütleb, et Maarja, kuhu sa nüüd lähed? Ma tahan näha, kuidas nad poes tegelikult ka seal tööd teevad. Kuidas sa üldse võtad kaubavõtad, paned välja ja siis piiks ja siis ma aitasin pakkida neil kotikesi. Ma tahtsin ise näha erinevad tööd ja tegevused rikastavad me maailma ja kursustena sealt tagant nad tahavad nii väga mulle öelda, et mida ma veel olen kursuste või siis mingite, mis need on, et projektipõhiste rahastuste võimalustega iseennast harida. Tänapäeval on see kõik ju võimalik. Üks on matkajuhtide baaskursus, kus turismitalus oli vaja juurde õppida matkajuhtide baaskursus. Lisaks olen õppinud Instagrami, siis, et kuidas Instagramis seda kõik need feedid ja päevalood ja kõik need asjad seal nagu paigutada. Seda olen juurde õppinud. Veel ettevõtlust juurde õppinud, siis soovitusturundusi, et kui sa soovitad head juuksurid, siis teine soovitab ka, seda läbi elu me saame õppida soovitusturundust. Et ärge teie alla andke oma unistustega, kindlasti hoidke oma need unistused meeles ja meelel, mida te täna siin rääkisite, ja kõik need tegevused täna on toetanud minu elurada. Kui ma siit nüüd emaks saades juba Coca-Cola oli lõpetatud, emaks sain, kursuseid võtnud olin, siis mis siis sai? Pidingi ema olema või? Muideks ma olen Martsipanis ka töötanud, Sirje Põllumäe all. Oi, see oli magus aeg. Mul oli laps juba ja siis Sirje Põllumäe ütleb, et kuule, kas sa reisile tahad minna või? Mis mõttes reisile? No Norra on võimalik minna Martsipanist sigu valmistama 6 ajaks. Mina, kes mu lapsega jääb nüüd? Appi, mis nüüd? Mul ema ütles, ei ole hullu, ilusti tööle minnes, lasteaeda, töö on seal, kodu, lasteaed, töö, väga hea, võid minna 6 ajaks ainult. Ema oli kohe nõus. Me igal juhul saame oma reisid ükskõik millisel moel, näete, mina sain Põllumäe Sirje kaudu Norra, et nagu täiesti ootamatu. Kuidas sa ütlesid, et iseenesest tuli, mul oli ka iseenesest tuli. Kogu aeg, kui ma näen enda võima lühikestes riides, tal on üks särk, tal ei ole vaata siin see lühikene särk, tal on hoopiski siin, nagu sul on ju, ma kogu aeg arvan, et ta lükkas seda lühikest särk. Lõikas või? Sina lükkasid teda maha. Ühesõnaga, mul on täna lõigatud kleit, eks iga riie on kindlasti kääre näinud, mu ema oli õmbleja, aga see kleit ei ole mu ema tehtud.
Siis minu elurajalt mõnusasti veel edasi liikudes, kui ma olin käinud ära ju Norras ka, ma ei tea, kas see oli mu elu esimesest reisidest peale Soome ja Rootsi. Nad on lihtsalt nii hoos, need unistused lihtsalt võimenduvad sellega, kui see energia sealt tõuseb, see on täiesti okei. Aga nad suudavad ka seda vaigistada, naeruga võimendavad muidugi juurde kohe ja siis ma mõtlesin, et hakkaks nagu unistama, aga teate, unistused ei täistunud. Palun vaikust. Kui ma hakkasin tugevamalt unistama ja mõtlesin, et unistused ei täitu. Huvitav küll, miks nad ei täitu. Teate, mulle meeldis ka teistest inimestest taga rääkida ja kiruda. Eks ole minagi see olnud. Tal läheb alati paremini kui mul ju. Tal läheb ju alati paremini kui mul. Ja minu unistused ei täitu. Miks ei täitu? Sest kui me tegeleme teiste inimeste asjadega ja iseendale otsa ei vaata, peeglisse otsa ei vaata, siis miks te arvate, et see täitub? Ja kui veel liigutama ka ei hakka, sa ei tee tegevusi üldse, mis on seotud sinu unistusega ja siis sa mõtled, mis ei täitu. Aastad hiljem mõtlesin, hakkan ikkagi soovima soove, no peavad ju täituma. Ikka ei täitunud. Vahetasin keskkonda, vahetasin inimesi, lapsed olid ikka samad, mul oli lõpuks juba 2 last ka, eks ole. Aga kui ma hakkasin päriselt siit südamest soovima soove, kui ma 24-aastasena sain omale teise lapse ja 29-aastasena otsustasin, et palun mulle 30 sünnipäeva, 2 saunapidu, seltskond peab olema minu juures, 2 ööpäeva ja see peab olema sellises kohas, kus minu sõbrad pole mitte kunagi käinud. Eestimaa pinnal selline koht. Ilmselgelt kõik tuli. Wow. Inimesed ka kõik vist nimekirjas oli, kõik tuli. Nüüd mina hakkan unistama. 31-selt ma panin kirja 40-selt kuni 31-ni, milline ma olla tahan, milliseid kogemusi ma tahan, 10 aastaku plaan. Vau, ettevõtjaks sain, reisida, sain, ma ei tea, 10 või 15 maad, issand jumal. Teate, ma tahtsin sinna Palangale, kes teab, kus on Palanga? Palanga, Leedu. Mina küsisin, lähme Palangale, ma olin 31. Palun, lähme Palangale. Ei, teekonnal tulevad inimesed ütlevad, aga kuule, Palisaarele ei taha minna või? Vot nii täitus minu unistus, ma küsisin lihtsalt vähe Palanga asemel, sain Palisaare. Ja muidugi ma läksin Palile, et kõige suurem, pikem reis esimestest, mis oli lähedal riigid olid käidud, aga Palisaarele 31-aastasena. Siis ma mõtlesin, see ka läks täide. Mis ma veel küsima pean? Kes on saanud sellise unistuse, mis on, ta küsinud vähe ja pärast ütleb, issa, mida rohkem ei küsinud? Et ta sai nagu vähe ikkagi, ta küsis nagu natukene. Sina said mingi suure unistuse täis või? Gran Canariale, vaat mina ei ole käinud. Aga sa mäletad või tahaksid veel minna? Aga kas sa sooviksid veel minna? Gran Canaria, kelle unistuses on, ma ei tea, printige välja, mõelge nagu, et kuidas seda võimendada, kuidas hoia nende inimeste ligi, rääkige reisidest, et näete, tema on käinud Gran Canarial, hoidke tema ligi, minge pärast vahetunni ajal, küsige tema käest, et mida ta koges seal ja vaadake, kas see on sinu unistusega sarnane. Suuremalt unistades, siin väga lahe, ma räägin 2 lugu ja siis ma võtan su, okei? Suuremalt unistades, ma tahan saada tallinlaseks ja aidata seal üks arenev ettevõtte käima. Ja minust sai Wolt toidukuller. Koolitus oli inglise keeles, et tuhkagi aru ei saanud, sest see oli mul ka üks nõrk koht, ja see inglise keelt pole kooli ajal hästi suhu jäänud. Aga andke mulle see kott, mida nagu maha ei tohi panna ja ma nüüd lähen linna peale siis uksest uksele ja kohvikusse neid toitu viima. Libista ja ongi kõik, jumala lihtne töö on ja. Mina istusin autosse, libistasin 4 korda ja mis ma valesti tegin. Maarjaga sõitma pidi ka vahepeal. Ma olin 34-35 selle vahetus, on ja. 2016 Wolt Kulleriks. Ja kui paljud teavad mind Wolt Kullerina telekast? Mõni üksik? Väga hea.
siis, kui ma siin sedasama lava kartsin meeleheitlikult sedasama, et ma mõtlesin, ma täna korra käin ikka siin laval ära ka, et ma enam ei karda, Tulin minna linna Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma. Üle punaste vaipade arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõnnin rõõmsalt ringi, purgimütsid peas. Ah jaa, nad ei tea mu nimegi. Pole imegi, vaadake, milline ma välja näen. Teen asju, mis mind sütitab, hüppan pea ees ette. Paneb mind seest põlema, kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu head. Mul on tuju mega, eriti koos teiega. Kõrtsus eegeldades. Vahel viskan ka mütsid peast. Ime, mõni müts on müüdud. Olen õnnelik ja jagan õnne. Oi, üks sai lõuga, see toore jõuga. Tuttasin appi, hüva nõuga. Eemal kiirabi toimetab seal ühe naisega. Õikab üks klient korraga. Mehed küsivad, vabandage, kas te olete kaine? Ja, vastasin ma. Kas te saate meid viia sinna emasse? Ja, mina juba sõidan. Istume seal emas, mina muudkui heegeldan. Maarja, me rikkusime su tööpäeva ära. Kuidas me saame sulle tasuda? Ah jaa, mul ei ole öömaja. Palun, hotell hommikusöögiga. Teen asju, mis mind sütitab, hüppan pea ees ette. Panen mind seest põlema, kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu head. Mul on tuju mega, eriti koos teiega. Poleks teid, poleks mind. Aitäh! Ja selline Tallinna elu on ja sõidab ringi autoga. Ja täna ei tea, mis margiga. Miski tuli vilgub siin. Isi, aita mind. Kui auto mind täna ei kanna. Mul vist on Bolti vaba päev täna. Mul vist on täna vaba päev. Olete mõelnud, kui auto ei kanna? Tead, inimesed läheb närvi selle peale, auto jälle ei tööta ja nüüd ma pean sellega tegelema ja siis mul on jälle mingi kenekas või aku või midagi. Mul on jälle, jess, vaba päev! Juhu! Minu päev! Ja mis meil veel seal Tallinnas voltimisega, staarkuller, megastaar, naeratuse miljonär, see kõik on Tallinnas juhtunud. Inimesed hakkasid ise mulle ütlema, issand jumal, sa oled küll esimene miljonär, kes naeratuse eest saab kõike. Uskuge mind, naeratus ongi meile ju kõigile siia antud, et kasutage seda naeratust julgelt. Rõõmsalt vaadake inimestele otsa, tehke neile komplimente, olge rõõmsad ja tänu sellele olen ma saanud tänaval, Tallinna tänavatel tuntuks ja läbi tele tuntuks ja rääkides Grillfestist, viimane kord, kui käisin Grillfestil, minuga tehti 200 selfit. Ma ei tea, kas ma ise ka valmis olin selleks, aga tere naeratuse miljonär, on ju. Aga teate, seal voltimisega, mis te arvate, et ma sinna punased vaibad ja linn ja et ma seal nagu tahtsin olla, vahepeal mõtlesin, et läks maale. Ja siis unistasin ennast taluperenaiseks ja 5 kuud tagasi see taluperenaise roll on otsa saanud. Olen tagasi Tallinnas, sellest taluvärgist ja taluperenaise ja turismindusest olen ma päris palju rääkinud nii TikTokis kui ka eelmisel esinemisel, et ärge tehke selliseid nägusid, kes teadsid minust sellised lugusid, aga ma olen taas tagasi Tallinnas ja kuidas ma tagasi tulen, kui ma unistasin ennast turismitalu perenaiseks, see on nagu kuningannalik elu ja see lihtsalt varises kokku. Kuidas tagasi tulla? Oma meelepäraste tegevustega saad sa tugevaks. Näitlemine, purgimütsid, volt, esinemised ja reisimised on täna see töö, mida mina täna teen. See ongi minu elustiil. Elustiili giid, naeratuse miljonär, selgendaja ja julgelt soovin teie ellu unistuste täitumisi, inspiratsiooni igasse päeva, igal hommikul nähke iseenda seest, mida teie päriselt tahate teha. Ja avage sugulastele, sõpradele, sõbrannadele, öelge välja oma inspireerivad soovid. Aitäh teile, Laupa! Või kool! Aitäh! Kes tahavad minuga pilte teha? Jaa, selles mõttes ma saadan ringi käima Sito ja Klepeka siitpoolt. Võta üks kleps endale
ja kas sa rebid siit endale või võtad, sa võid omale panna, see on nüüd minu poolt väikene kingitus, kui tahate kleepida sellega, minu poolt saab pärast pilte ka teha, lase siit poolt ringi käima. Pinali peale, pastaka peale, kuhu veel? Minu järgmine soov ongi praegu projektipõhised reisid erinevate seltskondadega, ma tahan reisida, et ma olen aastaid käinud reisidel niimoodi, et ma töötan, teen raha, käid reisil ära ja siis hakkad jälle tööle ja millal ma puhkasin siis tegelikult. Palun mulle selliseid reise, kus ma saan olla kasulik ja teha tööd ja nagu tööreisid, ma suudan tööreisi ajal puhata. Et see oleks mu elustiil. Ja kui ma tagasi tulen näiteks Eesti, reisin ja Eestimaa, reisin mööda maailma. Vot see on see, mida ma täna teen ja lavadel käia esinemas ja oma nende elulugudega. Luuletused, raamatu juba õigekirjas, on ja esimene raamat. Ja ülikooli ma ei saanud tookord sisse. Muideks, see, et ma tahtsin ülikooli saada, selle eriala ei olnud mul tegelikult vaja ja elu kinkis, et sa ei saa ülikooli sisse. 2 ülikooli ma sain ei vastused. Noorsootöö. Aga ma tegin lastelaagri augustis ära, ilma et mul paberit on vaja, sest 5 ööpäeva ei ole vaja. Kõik seadustele vastav. Ja ma sain oma laagri tehtud. Et mõnikord on see, et ma tahan minna seda õppima, aga see ei ole üldse minu eriala, see ei ole üldse see, on ja. Et pigem ikkagi seda ettevõtlust, investeerimist ja reisimisi, lavadel käimisi ja näitlemisi. Neid näitlemisi seal linnas on nüüd jälle. Kelle poistega siin arutelu sellest, et ei taha matemaatikat õppida. On ja elukilsed saaks niimoodi elu elada, et matemaatikat peaks õppima. Räägi mulle, kas või anna neile nõu. Jaa, see, mida sulle ei meeldi teha, et justkui peaks andma selle kellegile teisele teha, see on tuleviku teema. Koolis kuni 9 klassi kuulsite, ma käisin ilusti ära. Lõpetasin Lauka põhikooli, mõned 3 olid ikka ka. Ja minu vist valge tunnistus, oli vist 1-2-gi. Aga jah, ära lõpetasin. Et põhikool on meie ju kohustuslik, on ja? Ja matemaatika tuleb teha mänguliseks. Tuleb proovida teha ta mängulisemaks, natukene tee siis aeglasemalt või midagi sellist, mänguliseks. Matemaatika, muidugi, ikka. Kuidas ma sain see klassis siis töötada vahepeal või noh? Kuidas ma oma finantse siis arvutan? Kuidas sa poiss oma finantse tulevikus arvutad? Kui sa matemaatikat ei tea. Ja kes pilte tahavad teha, jah, siis ma panen. Aps. Tahaks vahetund, on ja? Juhu, vahetund! Juhu, katsa jah. Aga kas teil on keegi, kes teeb pilte või teil on oma telefonid või? Ma saan muusikakoolis. Kuidas siis sa saad teha pilte? Muusikakoolis? Mina lasen teha pilte. Tee pilte, jah? Minu omaga võid ka teha, jah? Minu omaga ka, jaa, tulge siis. Kes tahavad pildile? Tee mõlemaga. No. Kes Veidol on? No, küll sa aga näed. Vaata, kui mina küsisin sinna Palangale ja lõpuks sai Palisaarele, siis see on kõik võimalik. See võib isegi hoida. Jah. Minul on ainult 3-4 unistust. Ma arvan, kus teil on ringi käimas. Võta siit. Nii. 4, jaa, teeme. Jaa. Mul kõik unistused lähevad täide. Super! Mis saad? Saad. Ja küsige.